Hey, what up, yo? No nii, täna siis alustame selle videoga, kus siis eelmine kord pooleli jäi. Ehk võtame selle rooli ära ja paneme selle teise rooli asemele. Ja siis hakkame vaatama, kuhu see hüdrokas panna. Selle rooli äravõtmine on suhteliselt lihtne. Siit tagant kahest august tuleb groover sisse ajada ja siis saab selle poldi lahti teha ja teise rooli asemele panna. Ehk ma olen seda videot teinud juba 2 korda, aga 3 on kohtuseadus. Ma olen toonud teise rooli ära. Teistkümnega sellist lahti lasta. Püssiga on seda kõige lihtsam teha. Nii lihtsalt ta käibki. Rool tuleb ära. Seda ma olen ühe korra vahetanud rooli liimusega. Nii, ma sain kõik selle rooli siit maha. Selle lindi asjandus kätte, kruvi keerasin siia puruks ja ma panen siia veits libestit vahele ja siis proovime, kas saab selle rooli siia peale tagasi ka. Nii, ja peal ta ongi. Päris mugav. Ma nüüd võtmega üles leiaks. Ma ei tea, kus ma selle panin. Aga põhimõtteliselt nüüd siis kõik see alumine asi siit kokku tagasi ja hakkame hüdrokat leiutama. Kus ma nii ägeda merchi sain või? okshop.ee, mine vaata. Igale Winterbeaterile kohustuslik. Ma olen jõudnud sellega nii kaugele, et ma olen siit kõik ära lammutanud. See on üldse mingi 34 gang või midagi. Vist see osa tähendab. Aga ma ei ole päris kindel ka, aga see on nagu räigelt pikk ja võtab siin nagu räigelt palju ruumi ära, ehk siia tuleb mingi short shifter leida. Aga siis nüüd ma siis leiutan selle kangi, seda saab panna kas siis niipidi või nagu niipidi, et ma päris kindel ei ole. Ma tahan, et ta nagu oleks rooli ja selle vahel, et ma saaksin tõmmata nagu nii seda. Et äkki olekski hea mõte niipidi panna. Ma ei teagi. Ma pean nüüd mõtlema ja vaatama veits, et kuidas see mõistlik on. Mulle öeldi, et seda peab enda poole tõmbama. Et siis ei sure ära. Aga see rool on päris nice. See mulle täiega meeldib. Et kui sa ei tõmba enda poole seda, siis sureb käsi rutta ära. Aga kuna mul ei ole siin veel mingit korvistmeid ega midagi, siis ma ei tea. Ma pean veits leiutama ja mõtlema, kuidas seda kõige mõistlikum siia panna oleks. Vahepeal siis väike vahe update. Hüdrokas on siin paigas.
käib ka ilusti, eks seda plastikut veel vaatab, siin nupud leiutasin ka mingi koha. Käib ilusti, kinni ilusti, nüüd on vaja lihtsalt toru vedada, ehk plaan on sellest, et esimese vean ma ei tea kus, teise ma võib-olla vean läbi kässari trossi augu, ehk ma praegu tegelengi sellega, et kässarit ära võtta. Tõmbasin need trossid välja siit juba ja siis ma võtan nüüd ketta ära ja teen selle sees tühjaks ja siis vaatan, kell nii palju juba, et ma ei tea, kas ma viitsin täna panna torud külge jõhutada, aga ma proovin. Tuli ära. Võib-olla. Nii käibki või? Ma arvan küll, jah. No nii, nüüd on paar päeva möödas. Siin garaažis on päris külm. Kõik on võib-olla tossu täis ka, sest ma üritan siin tuld teha praegult. Aga põhimõtteliselt mul on nii, et mul on veel hüdrokas paigas. Võib-olla ma pean sinna mõtlema veel mõne poldi, et ta nagu veits tugevamalt seal kinni oleks. Torud on kõik veetud, paar korda on seda ka õhutatud, käisin proovisõitu tegemas, veits on vaja veel õhutada, kui palju tõmmata, siis ta kaob ära lihtsalt. Ehk kuskil on veel õhku vahel. Ja eks siis praegune plaan ongi siuke, et õhutame selle hüdroka ära. Nii palju, kui ma seda üksinda siin õhutada saan, proovime, vaatame, kuidas läheb. Ja siis proovime sõita ka. Ja mul on vaja, et rehvid prügimäele viia, nii et ma viskan need plekid ümber, võib-olla panen plekid alla ja GoPro pähe ja... No vaatab, kaua sellega läheb. Järjest praegult siis see enam-vähem põleb. Ma olen näitan teile, kuidas ma selle hüdroka sinna paika panin ja milline ta seal sees välja näeb. Nii, seest on ta siis selline. Istud siia rooli. Siin on kang. Ja paigaldatud on ta siia niimoodi, ehk siit veits lõikasin, seda veits lõikasin, siit seda asja ka siit veits lõikasin ja siit on praegult siis poltidega alt kinni, ehk rooli kõrvalt on niimoodi päris lihtne nagu tõmmata teda, on suht juba jäik ka, et panin siis oma aknalupud siia kinni, kahepoolse teibi, kuna ma tahan neid kasutada. Eest selle toru, see toru on siis, mis tuleb eest siia, nii et esimene toru, seest läheb tagumisse auku ja mis taha läheb, tuleb esimesest august läheb taha. Ehk ta tuleb siit mingist august, jookseb siia, ilusti on siin ja siis see jookseb siit taha ja siis ta jookseb siia käsipiduri trossi auku. Ja kui panna tagurpidi käiku, siis ta nagu ei jää ette ka tagurpidi käigule. Et võib-olla seda trossi siin veits sättida. Siis kuna ma müüsin selle keskkonsooli maha siit, siis ma panin ka omal ohutulede, ma ei tea, see tegi väga veidralt, ohutulede nuppu panin ka kahepoolse teibiga siia kinni, nii et üldpildis ma võin öelda, et minu arust näeb täitsa okei välja. See on isegi huvitav, kuidas need torud siit jooksevad, nii et ma ei tea ainult, kas sellele ka mingi kinnitus siia sebida, aga ta on päris kinni praegult. Ehk siis ongi, nüüd ma tõstan jälle auto üles,
panen altpoolt ka need torud paremini kinni, sest need on seal suht umbes ja siis hakkan õhutama ja siis ma loodan, et valgust jätkub, et lähme sõidame veits ringi ka. Ma ei tea, mis see oli. Muidu nagu käib õhutamine niimoodi, et siin taga on see õhutusnippel. Üks siis vajutab eest pidurit, tagant keerad nipli lahti, pritsib õhu ja õli välja, keerad nipli kinni, laseb piduri lahti tähendab ja niimoodi õhutad. Aga kuna ma olen siin üksinda praegu, siis ma ei saa niimoodi õhutada, siis mul on üks teine leiutis, mis mul ei ole veel siiamaani mitte kordagi õnnestunud. Ma loodan, et see nüüd õnnestub. Aga teema on lihtne, et see on siuke väike pudel, kus on piduriõli ja toru otsas. Ja siis panete sinna õhutusnipli otsa, keerad õhutusnipli lahti. Ma ei tea, kas seda on vaja. Ja siis lähed pumbad pidurit, kuni põhimõtteliselt õli käib otsast lõpuni välja ja pressib kõik õli välja. Ehk midagi siukest peaaegu. Ma loodan, et see nüüd toimib, et ma saan selle piduri lõpuks õhutatud. Ma panen selle kaamera ka siia lähedale, siis äkki jopaga näete, kuidas siit õhku välja tuleb. Nüüd ma olen seda mitu korda õhutanud ja ta enam ei tohiks peal ka olla. Ma ei tea, ta peaks nagu toimima, aga ma panen korraks GoPro põhja alla ja siis ma näen, mis seal toimub, siis kui ma sidurit lahti lasen, et miks ta kolistab, et praegu mul on tagarattad õhus. Ja siis vaatame, mida sealt paistab. Kõik, kes te pakkusite mu eelmise video all vahemuffi, siis see tundub korralik. Vähemalt ta tundub mulle korralik. Oota, ma liigutan. Aga nagu mul ei ole praegu käik sees ka, aga nagu loksub niimoodi. Siis mul juba tunne, et kogu mu kanal ongi lihtsalt, et inimesed aitaks mu video all mul kuradi probleeme lahendada. Aga ma ei tea siis. Ristid nagu tunduvad ka korras, siit on ka nagu, oota, kus see valgus on? See siin ka nagu korras. Ei loksu ka nagu ülemäära palju. Aga ma ei tea, kas ta nii võib ainult loksuda. Seepärast, et kui ma nagu hakkab kohalt minema, siis ta ainult niimoodi hakkabki nagu kolistama. Kuna praegult mul oli rattad õhus, siis ta tegi seda hoopis teistmoodi. Ja mu hüdrokatorud on väga pornost pandud. Ma just avastasin, et mul GoPro ennem ei filminudki, nii et päris palju asju läks kaduma, aga teljed on täiega kuumad. Pidurid on korralikult peal. Oi pläd, mõlemalt poolt on väga rängalt pidurid peal, ehk seda tuleb veits sättida veel. Ma arvan, et ma pean siin siis, see käib jõuga, seda jullatsin, seda tuleb veits kruttida, seepärast, et no see on siin praegu täiesti mehiselt kinni, nii et lähme vaatame, mis teha saab sees. Midagi on ikka valesti. Järjest kaob ära mul. Järjest vähem hakkab võtma nagu.
äkki ta läheb lihtsalt kuumaks, seda ma ei tea. Torudes on õli, torud on külmad. See ei ole ka normaalne, et ta nii võtab, ma ei tea. Ma ei oska hüdrokaga lasta ju. Veits sättisin seda asendit. Umbes nii palju käib tühja. Panin ta veits tahapoole, sest ma lõikasin seda pulka lühemaks, et ta istuks veits paremini. Ja lähme vaatame, mida ta nüüd siis teeb, kui ma niimoodi võtame siin mingi veits kõrvalisema tee. See oli päris hea jälle. See oli veel parem. See oli päris hea juba. Välja suri. Aga ma arvan, et siin võibki selle video nüüd siis ära lõpetada. Hüdrokas sai korda. Midagi ikka veidralt koliseb. Ma loodan, et te vahepeal kuulsite seda ikkagi. Ma loodan, et teile meeldis see video. Järgmised videod tulevad natuke teistsugused. Mul pole väga palju teha auto kallal, aga mul on ühed teised plaanid. Ning kui sulle meeldis see video, siis vajuta like'i. Kui sulle ei meeldinud, vajuta dislike'i. Kirjuta alla kommentaaridesse kindlasti, miks sulle ei meeldinud. Sa oled pede, ei ole väga normaalne tagasiside. Aga vahel on ka naljakas, tegelikult oli ka naljakas siukseid kommentaare saada. Nii et minu poolt on siis kõik. Kindlasti tšekkige üle ka mu merch ogshop.ee. Ja nagu alati, like, share, subscribe ja näeme fucking järgmine kord!